Hei, tervist sõbrad, Janno Peensalu on siinpool. See on Karjase kohvi saade ja ma tunnistan teile, täna ma joon tegelikult teed. Aga ärge kellelegi ütelge. Aga mida me teeme endiselt samamoodi siin, on, et me vaatame koos Jumala sõnasse ja üks mõte, mida ma tahan teiega jagada täna hommikul, on, millest ma rääkisin viimane pühapäev meie kogudusele. See tuleb Luuke evangeeliumi 8. peatükist loost, kus Jeesus ajab välja leegioni kurje vaime ühest mehest. See on seal Dekapooli aladel, see 10 linna, ilmselgelt peamiselt domineerivalt paganad elasid seal. Jeesus läheb sinna, tegelikult kohtabki ainult seda ühte meest. Ja see lugu on nagu 3 maailma kokku põrkumine, pimeduse maailma avaldumine läbi nende teemonite ja siis see, mida inimesed näevad füüsilises maailmas, mis toimub selle mehega, selle hullunud mehega. Ja siis hiljem, kuidas Jeesus need kurjad vaimud välja ajab, nad lähevad sigadesse ja kuidas tõesti ka Jumala riik ehk Jumala kuningriik, see maailm astub esile ja domineerib ja muudab kogu olukorra. Nii et kokkuvõte sellest loost on, et üks mees tuleb Jeesuse juurde väga šokeerivas seisus. Jeesus järgnevaks nõustub väga üllatava palvega, see on siis kurjade vaimude palve minna sigadesse. Ja siis seejärel linnainimesed, kes olid tegelikult karjatanud ka seal neid sigu, tulevad Jeesuse juurde väga ebatavalise palvega, et ta ära läheks. Ilmselt ainuke koht, kus me kuuleme sellest. Ja lõppeks mees, kes siis palub Jeesuselt ühte olulist asja, et ta saaks jääda tema juurde, saab Jeesuselt ootamatu vastuse. Aga ma loen sellest pühakirja lõigust, mitte kogu teksti, aga 8. peatükist ja siit salm 38 ja edasi. Ja siin öeldakse, aga mees, kelles kurjad vaimud olid välja läinud, palus teda, et ta võiks jääda tema juurde. Kuid Jeesus laskis ta minema, öeldes, mine tagasi koju. Ja jutlusta, mis suuri asju Jumal sulle on teinud. Ja ta läks ära ja kuulutas mööda kogu linna, kui suuri asju Jeesus temale oli teinud. Väga huvitav lugu siin. Nüüd me teame, et Jeesuse teenistus hakkas pihta peale 40 päevast paastu seal kõrbes, kus muuseas tal oli mitte ainult füüsiline nälg lõpuks, aga tal oli selle perioodi ajal konfrontatsioon pimeduse maailmaga. Me loeme sellest, Markuse evangeelium räägib sellest, isegi metselajad püüdsid teda rünnata. Nii et see on mitte lihtsalt meeldiv paastulaager seal, vaid see oli tõeline vaimulik sõjapidamine. Ja evangelist Luukas ütleb, et Jeesus tuli tagasi sealt vaimuväes. Vaim juhtis ta sinna kõrbesse, aga tagasi ta tuli vaimuväes. Ja tõepoolest see vägi hakkas avalduma, inimesed hakkasid saama terveks, väga palju tervenemisi toimus. Ja üks unikaalne asi, mida Vana Testamendi prohvetid ei olnud keegi praktiseerinud, oli see, et Jeesus ajas ka välja kurje vaime. Ja kui näiteks võtta Markuse evangeelium aluseks, siis seal on mitmed intsidendid, kus Jeesus kurje vaimu välja ajab sünagoogist ja siis ta annab oma jüngritele võime kurje vaime välja ajada, enne kui see lugu siin veel üldsegi juhtub. Ja Markuse evangeeliumi alguses on meil viide sellest, kuidas üsna varajases staadiumis Jeesuse teenistuses pigem siis kirjatundjad tulevad Jeruusalemmast. Nüüd see on peakorteris kohale, mitte ainult kohalikud, vaid tulevad sealt Jeruusalemmast tšekkama, et mis toimub, sest see kuuldus, et Jeesus ajas välja kurje vaime, jõudis nendeni. Ja kuna see oli midagi uut, siis nad tulid sinna, püüdsid siis muidugi Jeesus klassifitseerida Beelzebuliga,
tegelejaks ja et ta ajab välja kurjade vaimu peamehe abil. Ja me teame, Jeesus sõitles neid ja ütles, et tegelikult pilkate püha vaimu, teate väga hästi, et see, mida ma teen, on Jumalast ja et inimene ei suudaks seda teha oma enda jõust. Ja nad teadsid, et see on Jumala vägi toimimas Jeesuse elus ja nad püüdsid Jeesuse teenistust tappa, kuna Jeesuse järgi käisid kõik rahvas ja neid inimesed ei järginud. Ja nii, et meelevald kurjade vaimude üle oli midagi uut religioosses maailmas ja Jeesus demonstreeris seda. Ja siin loos, mida ma lugesin siis Luuka 8. Jeesuse jalatallad on just astunud Gerasalaste maale. Ta on paadist välja tulnud ja vaevalt ta jõuab palju samme teha, kui tuleb talle vastu mees, nagu Piibel ütleb siin, täis kurje vaime. Matteus lisab juurde, et ta oli väga hirmus ja kahtlemata, kui keegi on, me ütleme, segane, hull, kurjadest vaimudest vaevatud, sest see on hirmu äratav nägemine. Ja ilmselgelt see oli ka seal. Keegi ei julgenud käia seda teed, ütleb Mattuse 8. peatükk 28. salm. Aga Jeesus ei tule sinna lahinguväljale tühja kabuuriga. Ta relvad on laetud. Ta on täis püha vaimu. Ta käib Jumala autoriteedi all ja selle tõttu ka selles autoriteedis ja meelevallas. Ja tal on pidev kontakt taevaga palves. Ja see on tõenäoline, et Jeesus oli palvetanud ka võib-olla eelmine öö, sest me leiame, et vahetult enne, kui ta sinna Gerasalaste maale jõuab, ta magab paadis. Ja magab paadis mitte ainult mõnusa sellise peegelsileda paadisõidu ajal, vaid tegelikult suur torm tabab seda paadisõitu seal ja nagu kogenud kalamehed nagu Peetrus, Johannes ja Koobus tajuvad, et kuule, see läheb üle piiri, me oleme kohe põhja minemas, vesilained löövad juba paati, vesi on juba paadis, ilmselt võiks öelda, Jeesus magas seal vesivoodis, aga Jeesus magas täiesti rahulikult. Ja minu arvamus on, ma ei saa seda kinnitada kuidagi, aga mu arvamus on, et see on üks nendest kordadest, kui Jeesus oli jälle öösel palvetanud. Jeesus palvetas tihti ja selle asemel, et teised jüngrid oleks võinud ju ka magada. Ja Jeesus, miks ta magas, ilmselgelt ta vajas seda und, ilmselt ta oli panustanud öötunde palvesse ja see, millega tal tegemist tuleb seal Gerasalaste maal, vajab seda, et ta on palves laetud. Ja ta ütles, et see sugu ei lähe välja muidugi paastu ja palvega, nii et Jeesus ei tule tühja kabuuriga lahingu väljale. Ja ta magab seal isegi tormis. Nüüd ma usun isiklikult, et see torm ei olnud juhuslik, kuigi seal nendest mägedest Galilea järve ääres üsna kõrged mäed seal muidugi õhk jaheneb ja siis see jahe õhk mööda mäe nõlva vajub alla sinna järve peale ja võib tekitada väga järsud, sellised tugevad agressiivsed tormid. Ilmselgelt isegi teinekord nagu etteaimamatult, sa oled keset järve ja äkitselt hakkab tulema see hoog sealt alla. Kas oli loodusnähtus lihtsalt või mitte, aga minu isiklik arvamus on, et see torm oli üks vaenlase rünnak Jeesuse ja tema tiimi vastu, et nad üleüldse ei jõuaks sinna vastaskaldale. Ja pea meeles, kurat näeb vaimumaailmas asju, mida isegi sina ja mina ei näe füüsilises maailmas veel, sest need ei ole juhtunud. Ja püüab rünnata ja canceldada, tühistada seda head asja, mida Jumal plaanib teha. Nii et Mooses ei ole veel hakanud iial oma kutsumist täitma. Ja juba väikse imikuna vaenlane püüab teda tappa. Jeesus läheb ristile 30+ aastat vana, aga vaenlane püüab hävitada teda, kui ta on väike beebi. Petlemma laste tapmine, me teame seda lugu.
Nüüd vaenlane püüab tihti rünnata sind enne iial, kui Jumala plaan hakkab lahti hargnema sinu elu jaoks. Taavet oli pandud seal lihtsalt karjapoisiks, kõige madalam amet. Isa ei näinud temas potentsiaali, vennad pilkasid teda, rünnakud olid tema elu vastu. Taavet kirjutab, minu ema ja isa hülgasid mind, aga Jumal võtab mind vastu. Nii et need rünnakud tulid nende Jumala sulaste vastu ammu ennem, tükk aega varem, kui iial Jumala plaan ja saatus nende jaoks lahti rullus, mis tähendab seda, et sinu tänased rünnakud on, et peatada sind sellest, mida Jumal on tegemas sinu elus, sinu tulevikus. Nii et võitlus ei käi mitte ainult sinu käes oleva pärast, vaid võitlus käib sinu tuleviku pärast, et see potentsiaal, mille Jumal on asetanud sinusse, ei tuleks iial esile, vaid saaks lämmatatud. Vaenlane püüdis sind hoida Kristusest eemale, et sa ei näeks Kristuse au evangeeliumi valgust, et su südamesilmad ei saaks valgustatud, et see saaks päästetud, et see annaks oma elu Jumalale. Ja et see, mida kõik Jumal on sinu sisse pannud, ei saaks tulla siis esile. Aga ükskord, kui sa oled saanud kristlaseks ja selle lahinguna kaotanud, siis ta püüab võidelda selle nimel, et sa oleksid ebaefektiivne kristlane, et sa oleksid magav kristlane, et sa oleksid taganev kristlane, et sa oleksid rammestunud kristlane, heidutatud kristlane, kuskil varjatud, peidad oma anni maasse, sinu võimekused ei tule esile, sinu potentsiaal ei paista esile ja kõik see, mis Jumal on sinu jaoks valmis pannud, et sina ei saaks selle sisse astuda. Ja nõndaga siis see torm on ilmselt selleks, et peatada Jeesuse tiimi jõudmaks sinna vastaskaldale. Ja muidugi selles loos on üks hea moraalne õppetund. Me teame seda, et Jeesus tõuseb püsti lõpuks ja sõitleb seda tormi. Ja sul ja mul on meelevald kõneleda nende rünnakute vastu ja võtta meelevald ja autoriteet meie sõnade läbi. Nii nagu Jumal loob asju universumis oma sõna läbi. Jumal lõi sind oma näo sarnaseks ja sa oled samamoodi inimene loovate sõnadega oma suus ja kui sa kõnnid Jumala autoriteedi all ja kõneled tema autoriteediga, tema sõna nendele olukordadele, siis need olukorrad peavad kuulma. Ja torm kuulas Jeesuse sõna, see ei vakka. Aga selle loo moraal on selles, et kui Jeesus palvetas terve öö, siis kui sa palvetad terve öö, võid sa järgmisel päeval nii mõnegi tormi oma elus lihtsalt maha magada. See torm on, see väljakutse on, aga sinu külge see ei puutu. Langegu 1000 su kõrvalt, 10 000 su paremalt poolt, aga sinu külge see ei puutu, nagu ütleb laulude raamat. Ja seda me näeme ka siin juhtumas. Ja võib-olla kinnituseks sellest, et tõesti see torm tuli vaenlase käest. Ja Johannese evangeeliumis öeldakse meile, et Saatan on selle maailma jumal. Paulus nimetab teda õhuvalla vürstiks. Ja kui sa mäletad seda, kui Saatan läks Hiobit hävitama, pärast seda, kui tal oli Jumalaga olnud diskussioon selle üle ja Jumal oli ütelnud, vaata minu sulast Hiobit, kes on õige ja Jumala kartlik. Ja Saatan läks teda proovima, siis viis, kuidas ta tappis tema lapsed, Hiobi lapsed, oli tormituul. Loe seda ja sa näed seda. Nii et siin on nüüd Jeesus ometi sellest tormist hoolimata jõudnud vastaskaldale. See mees tuleb talle vastu, ta on täis kurja vaime, seal on mitu kurja vaimu. Nüüd, kas see võimalik, et me kõnnime teinekord oma elus mööda inimestest, kellede sees on kurje vaime? Ma arvan, et on. Ma arvan, et me oleme kõik tundnud ühel või teisel korral, et mingi imelik tunne valdab meid mingi teatud inimesega koos olles. Ma mäletan, ükskord ma olin ühe ameeriklasega, me kohtusime ühte teist ameeriklast ja mina olin noor kristlane ja see vend ütles, et kas sa tajusid pärast seda, kui see kohtumine läbi, et see mehel oli himuvaim. Ja
ja mõtlesin, ma ei osanud seda küll niimoodi vaadata või mõelda, aga me tajume mingisugust imelikku sükest ligiolu teatud inimestega, midagi on siin, mis ei ole õige. Ja need vaimud teinekord on kavalalt ennast peitnud ja ei avaldu. Aga need inimesed ise ei pruugi seda teada ja teinekord me ise ka ennem ei tea, kuni need avalduvad ja manifesteeruvad. Nüüd me peame rääkima sellest, kes on kurjad vaimud. Kes on kurjad vaimud ehk teemonid? Nende päritolu kohta on mitmeid teooriaid. Piibel väga üheselt ja selgelt meile seda ei ütle. Üks teooria on, et nad on langenud inglid. Kui saatan langes, õieti siis Lutsifer, peaingel, valgusingel, ilmselt ülistusingel, 1/3 peainglist langes, tema loomus muutus, tema nimeks sai saatan ja kurat, see on ärakasutaja ja kiusaja ja petis. Siis 1/3 ingleid vastavalt Ilmutuse raamatu 12. peatükile järgnes saatanale selles taevases mässus. Nad visati välja taevast, visati maa peale ja üks teooria on, et need kurjad vaimud on need langenud inglid. Mis räägib selle vastu võib-olla on see, et miks inglid peaksid tahtma inimese ihusse ronida. See on tihti olnud nende küsimus, kes on seda teooriat nagu üles kutsunud. Aga ühesõnaga, see on üks võimalustest. Üks teine võimalus on, et oli enne Aadamat üks rass siin maa peal. Ja esimese Moosese 1:1 alguses Jumal lõi taeva ja maa oli tühi ja paljas. Salm 2 selle kohta öeldakse, et see sõna võiks ka olla, et maa sai tühjaks ja paljaks. Ehk teisisõnu juhtus mingisugune kollaps, juhtus mingisugune kataklism, kus hävingus hävis kogu see maa ja Jumal pidi selle siis taastama. Selle kohta ei ole ka piisavalt kirjakohti. Võib-olla mõned, mis võiks välja tuua, Jeremiia 4:23-26, Hiob 38, 4-7, Jesaja 45:18, mis võib-olla võiksid nagu anda mingit valgust selles suunas. Aga kolmas teooria on, et need teemonid olid nende hiiglaste järglased, kelledest Piibel räägib 1. Moosese 6. peatükis, et Jumala pojad nägid, et inimeste tütred olid ilusad ja võtsid endale naisi. Ja sealgi on üks arvamustest, et inglid käisid läbi seksuaalselt inimestega. Jällegi, seal on oma jagu probleeme sellest teooriates ja nendest teooriatest tavaliselt kõigis on mingisugused augud, mida on raske täita. Aga need on 3 peamist teooriat, mis meil on, kust teemonid võiksid pärineda. Aga üks on selge, sõbrad, kust iganes nad pärinevad. Meil on meelevald Jeesuse Kristuse nimes nende üle. Ma mäletan, kuidas Charles Hunter ütles, mul on sama käsk neid välja ajada, hoolimata sellest, kus nad on tulnud. Nüüd, mida me teame kurjade vaimude loomuse kohta on see, et nad on kavalad, nad on salalikud, nad on valelikud, nad on kiusavad, nad püüavad orjastada, nad ei ole kõikjal olevad, kõiki teadjad, nad on vastu Jumalale, nad soovivad tähelepanu ja soovivad kummardamist ehk ülistust. Ja kui saatan oli taevas ülistusingel ja juhtis taevasi vägesid ülistusse ja ühel hetkel tahtis, et hoopis see ülistus peatuks tema juures, siis kurja vaime tõesti iseloomustab see, nad tahavad tähelepanu. Ma tean ühte venda, kes hakkas teatud paranormaalseid nähtusi filmima ja mis iganes, jõudis isegi televisiooni sellega ja lõppeks teemonid nautisid seda tähelepanu ja see teemonite külastus ainult kasvas. Nii et mida rohkem tähelepanu, seda rohkem see neile meeldib. Sa tunned nad ära nende viljast. Nende viljaks on ju see, et inimesed saavad seotud. Mingid sundmõtted, sundkäitumine, rõhumine ja nii edasi. Ja muuseas imeravijad, sensitiivid ei oma üleloomulikke võimeid. Nad omavad kurja vaime. Ja kurjade vaimude läbi on siis näiteks familiaarsed vaimud, on neil see info olemas ja see on see, kui petlikud need kurjad vaimud on.
Nüüd, see mees oli kontrollitud teemonite poolt. Seal oli leegion kurje vaime. Aga kuigi tuhandeid kurje vaime oli selle mehe sees, ometi nad ei kontrollinud tema tahet täielikult. Kuigi piibel nimetab teda seestunuks, inglise keeles possessed with the devils, justkui nagu omatud kurjade vaimude poolt, siis see ei ole mitte päris täpne ja hea tõlge, sellepärast et see sõna seestunud kreeka keeles on daimonizomai, mis tegelikult tähendab kurja vaimu mõju all olema. Ja see mõju all olemine ei tähenda seda, et inimene on täielikult kinni ja üle võetud, sest see mees, hoolimata sellest, et tal oli tuhandeid teemoneid, ikkagi suutis tulla Jeesuse juurde, rakendada oma tahet ja tulla Jeesuse juurde. Usu mind, need teemonid jõudsid Jeesust. Need teemonid hakkasid paluma alastust ja võimalust mitte olla saadetud põrgusse. Nad said kohe aru, et Jeesus on see, kes on kohtumõiste nende üle. Nii et mees rakendas oma tahet ja hoolimata sellest, et oli niivõrd seotud. Nii et kui palju sidumist sinu elus iganes ka ei oleks, sul jätkuvalt on vaba tahe. Teemonid võivad seda kompromiteerida, aga nad ei saa seda sinult ära võtta. Inimestel võib olla mingisugused sidumiste episoodid, kui justkui miski võtaks nagu neid üle. Ja nad pärast ütlevad, ma ei saa aru, kuidas ma nõnda vihastusin, kuidas ma nõnda käitusin, kuidas ma võtsin selle asja ja viskasin vastu seina puruks. Miski nagu võttis mind üle. See on episood, aga see ei ole 24/7, kogu aeg inimene ei ole teadlik oma käitumisest. Kuningas Saul, me teame, et kuri vaim oli temal. Ja kui me ütleme seestunud, me võime öelda kuri vaim tema sees, aga me võime öelda ka kuri vaim inimese elus. Mitte tingimata inimese sees, aga kontrollib, mõjutab teda väljapoolt. Kas kuningas Saulil oli kuri vaim sees või väljaspool, aga see oli tema elus igal juhul. Ja üks hetk ta kaotas täieliku voli oma asjade üle, ta püüdis haavata ja haiget teha neile, keda ta tegelikult armastas, nagu ka Taavet, ja pärast kahetses ja palus andeks ja tõepoolest ilmselt mõtles seda kogu südames sel hetkel, aga hiljem jällegi kuri vaim sai võimust selle mehe Sauli üle ja ta tegi jälle sama asja uuesti. Ja see tähendas, et see mees oli seotud, see mees vajas vabaks saada. Ja kui sinu elus on mingisugused perioodid, kus nagu miski võtab üle ja sa leiad ennast sunnitud tegema midagi või pärast seda sa isegi saa aru, kuidas sa seda tegid, siis see on kurja vaimu töö ja selle üle tuleb meelevald võtta ja Jeesuse Kristuse nimes meil, Jumala lastel, on meelevald teemonite üle. See on see, mida see lugu siin õpetab. Nii et tal oli mitu kurja vaimu. Üks kuri vaim oli toonud teised juurde. Me loeme seda samast Luuka evangeeliumist, kus Jeesus õpetab, et kui kuri vaim on inimesest väljunud, siis ta käib mööda kuivi paiku. Norvel Hayes praktiseeris palju ujumist, üks jumala mees. Ja siis ütles, et kurat kardab vett, sellepärast siin vees ma saan alati rahulik olla ja ühtegi. No, see on poolhuumoriga öeldud, aga tõepoolest mingil põhjusel need kurjad vaimud käivad mööda kuivi paiku ja otsivad hingamist ei leia ja siis, kui nad ei leia hingamist, ütlevad, nad pöördunud tagasi sinna kotta, kus mind välja aeti või kus ma välja tulin ja ta tuleb ja leiab, et see koda on tühi. See klassikaline selline ütlus on see, et see ei ole täidetud Jumala väega, see ei ole täidetud püha vaimuga, see ei ole täidetud Jumala tundmisega, seal ei ole distsipliini, seal ei ole neid piire maha pandud ja ta saab tagasi tulla, aga mitte ainult ta tuleb tagasi, võtab 7 kurjemat kaasa, nii et kurjade vaimude maailmas ei ole niisugust sisetüli, et see on nüüd minu ja teised siia ei saa, vaid kutsutakse meelega teisi juurde ja selle mehe puhul ka see ebapüha vaim, rüve vaim, see üks paljunes teiste
juurde, seal oli mitmeid erinevaid kurja vaime lõpuks selle mehe sees. Nii et see tagasi tulemine, seesama vana asja kordumine on üks asjadest, mida sa pead tähele panema. Kui sa oled võidelnud depressiooniga ja depressioon ei ole ainult ajukeemia teema, see võib olla ka kurjade vaimude surve, rõhumine. Jeremiia võitles sellega. Eelia võitles mingil hetkel sellega, see tuli tema üle, täiesti mõistmatu käitumine. Siis sa pead olema ettevaatlik, sest seesama vaim, kes leidis, et mingi asi töötas sinu peal, püüab selle vana asjaga uuesti tulla. Need vanad foobiad, need vanad himud. Sa pead olema ettevaatlik, kaitsma ennast, ehitama oma ellu piiri ja ehitama tugevust oma ellu. Nüüd, kurjade vaimude tegevust paljastavad teatud kalduvused, mida me peame analüüsima oma enda elus ja mõistma, kas need on indikatsiooniks sellest, et meil on mingisugused mõjud kurjade vaimude poolt. Näiteks pidev eemale tõmbumine seltskondadest, üksi olemise ekstreemne vajadus. See võib olla indikatsioon kurja vaimu tööst. Teiseks, kontrollivad mõtted, sundmõtted. Kolmandaks, ebatavaline, korduv käitumine. Nii nagu see mees, surnu haudades olemine, ta pannud ennast riidesse, see oli ebatavaline käitumine, kas pole nii. Neljandaks, kuskil ei leia asu, kuskil pole hea, kuskil ei ole seda õiget olemist, igal pool on halb, igaühega, kellega räägid, kellega nõu võtad, kõik on mitte sobiv. Viiendaks, ebaratsionaalne hirm. Nüüd kõigil meil on mingid foobiad, mingid hirmud, mida me kardame, mida me pelgame, mis meil väga ei meeldi, arusaadav, aga ebaratsionaalne hirm ja hirm, mis seob, on deemonitest. Parandamatu depressioon ja nii edasi. Need asjad on indikatsiooniks sellest, et meil võib olla kurja vaimu rünnak meie elus või sidumine. Nüüd, missugused asjad avavad uksed deemonitele meie elus? Üks muidugi on selge, kõik okultistlik, esoteeriline tegevus võimaldab kurjadel vaimudel saada jala ukse vahele. Kahjuks nii paljud eestlased on nõiduse lembelised, käinud sensitiivide juures, imeravijate juures, küsinud nõu ja mitte mõistnud, et sealt pookinud endale kaasa kurje vaime, sest nad on läinud vaenlase territooriumile. Vaenlasel on õigus kiusata sind kiusatuse juures olles. Ja kui sa istud seal asja juures, siis sa ei saa parata, et korjata üles kurje vaime. Pornograafia, vaatad seda, varem või hiljem korjad üles omale himu vaimu, mis hakkab sind kontrollima. Õudusvilmid, vaatad neid, varem või hiljem korjad sa üles hirmu vaimu. Mäletan väikse lapsena oma tädipojaga, rääkisime telgis suveööl, mingid hirmulugusid omavahel. Ja ühtäkki see õhk oli nii paks hirmust, ma tundsin kurjuse lähedalolu. Isegi tol ajal ma ei mõistnud midagi deemonitest, kurjadest, vaimudest, vaimsest maailmast, aga ma tajusin, et siin on veel kellegi lähedalolu ja see ei olnud mitte minu tädipoeg ja mina, vaid seal oli mingisugused entiteedid, kurjuse kehastused. Ja need olid need kurjad vaimud, kes olid ilmunud kohale selle peale, millest me rääkisime, mis sõnavara me kasutasime. Andestamatus on üks viis tõmmata deemonid oma ellu ligi. Jeesus õpetas sellest eraldi lugu täiesti tegelemata patt, varjatud patt, hingeline trauma või lapsepõlves kuritarvitamine, mille läbi sai meie hing avatud ja kurjad vaimud võisid tulla ja hakata tegema tööd. Perverssustega tegelemine, kahtlemata igasugune perverssus on see bestiaalsus või mingisugune muu asi, mis on rüve ja vastu inimloomust. Me teame, et need tõmbavad ligi deemoneid. Nüüd, kui see mees nende kurjade vaimude poolt seotud, tuli Jeesuse juurde ja sattus nii-öelda Jeesuse ligiollu, hakkas see kuri vaim otsekohe manifesteeruma ennast, avaldama ennast, ilmutama. Üldjuhul see alati juhtus Jeesuse teenistuses. Ja kuri vaim kutsub teda kõige kõrgema pojaks. Sõber, kui sa oled kristlane, kui sa oled Jeesus oma päästjaks ja issandaks võtnud ja sinu elu kuulub talle, siis see on see, mis sina oled. Sa oled kõige kõrgema Jumala poeg ja tütar. Sa oled samas staatuses. Ja siin see kuri vaim
ütleb Jeesusele, ära piina mind, mis ütleb seda, et Jumala ligiolu tekitab kurjadele vaimudele piina. See sõna on seal basanizo, mis räägib valust ja vaevast. Just nii nagu näiteks süütunne tekitab südame valu ja vaeva ja piina ja sellega on raske elada. Süütunne on tapja. Ja see võib olla, et teemonite süütunne oli seotud sellesama taevase mässuga. Ja võib-olla üks osa sellest mässust ei olnud mitte ainult saada Jumala positsiooni, aga kõrvaldada ka Jeesus Kristust, kes oli juba igavesest ajast igavesti määratud, nagu Peetruse kiri ütleb, tapetud talleks, maailma lunastuseks, inimkonna päästjaks, et kõrvaldada see võimalus inimkonda iial päästa. Ilmutuse raamat 12 peatükk, 2, 4 ja 5 salmid räägivad igal juhul sellest, kuidas üks naine taevas oli sünnitamas ja seal on selge viide, et see on Jeesus, kes tuleb esile seal. Ja mitte, et me laskume siin nendesse sümbolitesse, sest Jeesus selles mõttes ei ole kunagi sündinud vaimulikult. Siia füüsilisse maailma ta sündis. Aga et lohe ootas, et naine, kui ta sünnitab, et ära neelata laps. Ja hiljem siis, kui saatan ja tema inglid olid taevast välja visatud, siis ütleb seal ilmutuse 12 ja 10, et nüüd on kuninglik valitsus saanud Jumala ja tema Kristuse kätte, ehk nüüd on segamatult kogu valitsus Jumala ja Kristuse käes. Nii et see mäss oli suure ulatuslik seal ja teemonid kahtlemata mäletasid seda hästi. Ja kui nad Jeesust nägid, siis nad kujutasid ette, et nüüd on tulnud neile kätte maksma. Ja Jeesus küsis tema käest, et mis su nimi on? Ja teemon räägib siin selle mehe suu kaudu, ütleb Leegion, mis räägib muidugi suurest hulgast kurjadest vaimudest. Rooma leegioni suurus oli tol ajal 5000, 6000 meest ja 2000 siga, me teame, et huputab ennast vette, vähemalt igas ühes pidi olema vähemalt üks teemon. Nii et seal oli 1000 teemoneid selle mehe sees. Lugu on huvitav, sest et Jeesus peab seal ju nii-öelda läbirääkimist või dialoogi teemonitega. Ta ei teinud seda tihti alati, et ta rääkis niimoodi pikemalt, küsides nime ja kõiki asju, aga siin ta teeb seda ja need teemonid paluvad, et Jeesus läkitaks neid sigade sisse. See on huvitav, et teemonitel on võime ennast kinnitada teatud asjade külge ja minna ka loomadesse. Inimesed on hulluks läinud loomi, nagu teemonitest vaevatud loomi ja et mingisugused asjad, mingisugused elemendid võivad kanda teemonlikku väge või et teemonid nagu kinnitavad ennast nende asjade külge. Inimesed on ostnud kuskilt Haitilt mingisuguse trummi, ilus trumm, mitte mõistes, et see on olnud kasutatud nende ebajumala teenistustel ja ühel hetkel on äkitselt see trumm kellegi kodus siin läänemaailmas hakanud krabisema ja mingisugused hääled on hakanud sealt välja tulema ja neid lugusid on mitmeid ja mitmeid, nii et igal juhul Jeesus siin annab loa nendele kurjadele vaimudele minna sigade sisse ja pane tähele, et nad ei saanud sinna minna ilma loata. Ja 2000 siga uputas ennast merre, mis ütleb sulle ja mulle, kui palju teemoneid pidi olema selle mehe sees. Ja sõbrad, ikkagi suutis ta tulla Jeesuse juurde. Vau. Nii et nende sigade tapmine ilmutas teemonite tõelist loomust, mis oli tappa, varastada ja hävitada. Ja selle peale need karjapidajad, kes nägid seda, jooksid linna ja jutustasid seal selle mehe vabanemisest, kuigi sigade kaotus oli ju, vaata, et nende silmis suurem asi, aga nad rääkisid selle mehe vabanemisest, me loeme sellest Luuka 8, 34, 36, Mattuse 8, 33. Ja siis nad tulid tagasi sinna paika ja palusid Jeesusel ära minna. Hämmastav, kas pole nii? Nad kartsid rohkem vabanenud meest kui seotud meest. Nad ei tahtnud oma pimeduse tegudest lahkuda ja oma patuelu maha jätta.
ja palusid Jeesusel lahkuda sealt piirkonnast. Nad ei tahtnud maad anda Jeesusele oma elus ja ilmselgelt ei tahtnud muutuda. Tahtsid jätkata oma pattudes. Ja ma olen läinud evangeeliumi kuulutama tänavatel ja mõni inimene on mind täielikult ära saatnud. Ma ei taha isegi kuulata. Ära üldse hakka rääkima. Nii et siin samamoodi inimesed saatsid ta minema. Nüüd seestunu aga oli ju saanud oma elu tagasi. Ta istub seal selge aruga Jeesuse jalgade eest, on näinud suurt imet, mis on Jeesuse kaudu tema jaoks osaks saanud. Ja ta ei piirdunud ainult sellega, mida Jeesus tegi tema heaks, ta tahtis Jeesust ennast. Ja ta ütles, Jeesus, kas ma võin tulla koos sinuga sinna, kuhu sina lähed? Ja üldjuhul, kui keegi tahtis Jeesust nõnda järgida, siis Jeesus võttis selle isiku enda kampa. Aga siin selle palve peale ta ütles ei. Ja ta ütles talle, mine tagasi koju. Mine ja ela oma muutust välja esmalt oma kodus. Ja see oli see, mida Jeesus käskis tal teha, öeldes, sinu kodu on sinu esimene missionipõld. Kui sa suudad seal kuskile maale jõuda, siis vaatame edasi. Mine ja tunnista sellest, mida Jumal sinu elus on teinud. Ja see lugu on hämmastav lugu, sest see räägib ühe inimese väärtusest Jeesuse jaoks. Lõppeks ju ta ainult tegelebki selle ühe mehega seal ja ta saadetakse sealt minema ja Jeesus on valmis ka ära minema. Ta vastab kurjade vaimude palvele minna sigadesse, ta vastab nende inimeste palvele minna sealt piirkonnast ära, aga ta ei vasta selle mehe palvele, et see mees saaks tulla Jeesuse tiimi, vaid käsib tal minna tagasi oma koju. Ja sellest mehest ilmselgelt saab selle piirkonna evangelist. Markuse evangeelium seda sama lugu täheldades ütleb niimoodi, et ja kõik panid seda imeks, mida ta rääkis. Ja hiljem Jeesus läks sinna piirkonda tagasi, me loeme sellest Markuse 7.31 ja sellele viitab ka Matteuse 15.29.31 ja siis öeldakse, et siis tuli tema juurde palju rahvast. Ja palju tervenemisi sündis ja paljud inimesed said vabaks, palju tunnustähti sündis. Sest see mees, kelle Jeesus oli saatnud tagasi koju, oli hakanud pihta sealt ja kuulutanud, mida Jumal oli tema elus teinud ja elanud seda muutust välja. Ja Jeesus usaldas, et ta püsib selles vabaduses ja see mees hoidis kinni Jeesuse õpetusest ja see sõnum levis, tema mõju kasvas ja nii, et kui Jeesus läks pisut hiljem tagasi sinna piirkonda, oli see vaimulik pinnas juba hästi ette valmistatud ja suur ärkamine, vaimulik liikumine toimus seal piirkonnas. Ilmselgelt seal oli juute, kes sealt tulid, seal piirkonnas oli ka paganaid, see oli esimene kokkupuude niimoodi paganate keskele minekuga ja Jeesus andis siin eelmaitse sellest, et pääste on tegelikult plaanitud kogu inimkonna jaoks. Nii et meie jaoks siit tähtis küsimus on see, et kas sa oled seal, kus Jumal tahab, et sa oled. Me võib-olla tahaks minna sinna. Jeesus, ma tahan tulla sinuga ja ta ütles, mine tagasi oma koju. Ole ustav seal väikeses. Ehita enda sisse tugev iseloom. Kasva, valmistu ette selleks, mis mul on sinu jaoks. Ja ühel hetkel ma kasutan seda, mida sina teed terve piirkonna äratuseks ja sa oled üks katalüsaator selle asja juures. Nii et õppetund sellest loost, sõbrad, on, et kui sa viimasel ajal oled tajunud intensiivistunud vaenlase teemonike rünnakuid oma elu vastu, võib-olla see on depressioon, võib-olla see on abieluprobleemid, võib-olla sa oled kaotanud töökohas sissetuleku, võib-olla su tervise vastu on mingid rünnakud, mingid sümptomid on ilmunud, sa oled mures nende asjade pärast, võib-olla see on vaimulik rõhumine, võib-olla sul lihtsalt rõõm on kadunud ja sa ei tunne nagu vaimustust millegist ja teed asju lihtsalt tegemise pärast. Ma ei tea, kus paigas sa hetkel oled, aga mida ma tean on see, et enne kui Jumal toob oma parima, tihti vaenlane püüab tulla oma parimaga ja see on see, mis siin loos juhtus. Aga hea uudis on see, Jeesus läks sinna mehe juurde selle ühe mehe pärast ja Jeesus on päästja sinu jaoks.
ja ta on jätkuvalt vabastaja ja tema nimes on jätkuvalt meelevald ja sul tuleb need ahelad enda küljest maha raputada, sest tugevam ja suurem on see, kes on sinu sees ja sa suudad kõik temas, kes teeb sind vägevaks. Ja seesama Jumal, kes vabastas selle mehe seal tuhandetest teemonitest, on seesama Jumal, kes saab sind vabastada ja hoida sind vabana. Ja et siis koos temaga kõndides Jumala parim võiks esile tulla sinu elus. Tema nime auks. Olge õnnistatud sõbrad, olge vahvad. Aitäh teile vaatamast, aitäh kanali toetuse eest, palvete eest, laikimast, tellimast. Näeme jälle.